Niisiis, täna teisel ülestõusmispühal otsustasin lugeda teile ühe väikese katkendi alles äsja ilmunud raamatust. Minagi olin Jakobi teel, kus ma kirjeldan ja kirjutan oma eelmise aasta palverännust ja sellega kaasnenud asjadest ning mõtetest. Ja ma valisin selleks välja praegu päeva Burgoses, mis oli siis 22. märts ja reede eelmisel aastal. Burgose katedraal, El Cid ja Toonekured. Hommikul ootasin veidi ilma soojenemist ja läksin siis kohe katedraali vaatama. Milline võimas ehitis. Veetsin kabeleid, käike ja kambreid uurides mitu tundi. El Cidi hauda märkasin ka suure kiriku keskel. Rodrigo Díaz de Vivar, El Campeador, sündis siinsamas Burgose lähistel 1043. aastal, suri 1099. Ühes katedraali koridoridest eksponeeritakse ta paljude lukkude ja kettidega varustatud varakirstu. Koidest puretud puit küll, aga ligi 1000 aastat vana. Katedraali külastamisega on lugu nii, et kui sisened lääneuksest, siis saad ilma piletita näha vaid kooritagust osa, kusjuures igal pool on suured sildid, mis keelavad pildistamise. Kui aga sisened lõunast ja ostad 7 euro eest pileti, võid käia igal pool ja pildistada kõike, mida soovid. Muidugi käisid ka selle kiriku katuse all restaureerimistööd ja mõned kabelid olid suletud. Kuid vähe on neid vanu pühakodasid, mis remonti üldse ei vaja. Näha sai päris palju alates vanadest tahvelmaalidest, kujude ja rituaalsete esemeteni. Kõnnid ringi ja mõtled muuhulgas ka sellele, millised väärtused meil usupuhastuse käigus võisid hävida. Ja on siis reformeeritud usk mingil kombel parem. Põletame pühakujud ja lupjame kirikute seinad valgeks. Kas see peaks tõesti Jumalale korda minema? Kui reformatsioonis oli midagi positiivset, siis emakeelse piiblitõlke sünd ja sellega koos ka üldise kirjaoskuse levimine. Ent selleni jõuti ka katoliiklikes maades. Pärast ronisin üles kindluse juurde, kus oli kena vaateplatvorm, millelt sai katedraali imetleda tornide kõrguselt. Muud linna ka. Imestasin, sest elanike arvu kohta tundus Burgos kuidagi väike või pigem kitsas, kirde kagusuunas välja venitatud. Ilm oli juba meeldivalt soe särgiväel käimiseks. Tegin ringiga kindluse ümber, sisse ei hakanud minema, sest ei tahtnud mõne roostes kahuri vaatamise eest raha maksta. Mida muud seal veel näidata võidakse? Raudrüüsid, relvi, ei huvita. Jätkasin teed suvalist tänavat mööda. Fernand Gonzalesi triumfikaare otsas oli kurepesa, selle kõrval puu otsas veel üks. Mitte kuigi kaugel kirikutornis 3. Käis vilgas tegevus ja nokkade plagistamine. Filmisin neid linnalinde veidi, siis läksin edasi. Võtsin ühe õlle ja pärast jalutasin jõe ääres pargis. Kõigi kaalutluste tulemusel otsustasin homme ikka kõndima hakata, mitte sõita bussiga Leoni. Vaatan natuke seda mesetat. Kui ei meeldi, siis saan vast mujaltki bussi peale. Õhtust sõin kaasa panchos, suurepärane salat ja lambaliha hautis. Täna oli esimene õhtu siin Hispaanias, kui kella 8 ajal polnud väljas veel külm. Burgos paistis lummav ka tulede valgel. Jõe äärsel alleel keerles uhke karussell. Inimesed kõndisid, seisid, ajasid juttu, jõid ja sõid. Reede õhtu. Kõik baarid olid lahti, kõikide restoranide uksed olid avatud. Aga mul mõlkus meeles El Campeadori rahakirst. El Cid, eks sa olid üks mõrtsukas omas ajas.
Vaatasin ennist sulle püstitatud mälestusmärki. Karm rüütel hobuse seljas, mõõk välja sirutatud mantel lehvimas. Aeg oli muidugi üksjagu karm. Kuigi sünniti, armastati ja surdi ka loomulikku surma. Kõik ei pidanud võitlema, kõik ei olnud vallutajad. Maailm näis inimestele palju lihtsam. Maa tuleb lõpuni mauridelt tagasi vallutada. Jumal on meiega ja aitab. Pärast saabub 1000-aastane rahuriik koos kõigi surnuist üles tõusmisega. Ei mingit arusaamatult toimuvat universumit oma paradokside ja mustade aukudega. Ei mingit kahtlust aja olemuses. Jumal on loonud kogu maailma, järelikult ka aja, mis muudkui läheb edasi nii kaua, kui tema tahab. Miks üldse oli vaja poolsaar mauridelt tagasi vallutada ning ühes sellega hävitada üks rikas ja arenenud kultuur? Väidetavasti oli Cordoba kalifaat 9. kuni 11. sajandini kõige arenenum ja rikkam riik Euroopas. Õitses ka kaubandus ning püstitati imetlusväärseid hooneid. Araabia õpetlased, juudi targad, kõik nende loodud teadmised. Mooses ben Naaman, Baia ben Asher ibn Halava ja nende kabala, Al-Bakri, suurim Araabia geograafidest, Ibn Said al-Maghribi, ajaloolane, geograafia luuletaja ning luulekoguja, Abu Hamid al-Karnati ja teised. Al-Hakam teise valitsemise ajal sisaldas kuninglik raamatukogu üle 500 000 köite. Samaaegselt kristlaste raamatukogud piirdusid mõnekümne tuhandega. Miskit on meieni jõudnud, miski on kaotsi läinud. Milline oli konkistadooride vaimne taust, kus nende haritud mehed, filosoofilised traktaadid ja kõik muu? Kas on sõjas naine armas? Mõõk, raudrüü, hea hobune ja julge peale hakkamine, need lugesid. El Cidi varakirst nägi välja kui piraadi pealiku aarde laegas. Ja Santiago Matamoros sõitis ristilippu hoides ning üle taeva välke pildudes, käes lainelise teraga mõõk. Ilmselt Araabia päritolu, Damaskuse terasest. Ja lehvival lipul punane rist, nagu pistoda.